Balti riigid muretsevad Vene sissetungi pärast, kui teatud narratiiv Itaalias kujutab Balti riike ohuna Kremlile nende taasrelvastumise tõttu. Selgitame seda küsimust ja anname ajaloolise ning kronoloogilise perspektiivi. Balti riigid on alati olnud välismõjudel avatud territoorium. Nad said iseseisvateks riikideks alles esimese ja teise maailmasõja vahelisel perioodil, kuid sattusid seejärel taas Vene mõju alla kuni 1990-ndateni. Viimastel aastatel oleme õppinud, et Putini Venemaa püüab taastada oma mõjusfääri ning selle saavutamiseks on ta selgelt valmis sõjaliseks vastasseisuks. Ta on seda juba varem teinud Tšetšeenias, Ukrainas ja Gruusias. Aga Itaalias levinud narratiiv, millele me varem viitasime, väidab, et just Balti riigid relvastuvad ja provotseerivad sellega Venemaad. Pärast Balti riikide liitumist NATOga ei toimunud mingeid märkimisväärseid relvastumisi ning iga nende riikide sõjalise eelarve suurenemine järgnes alles Venemaa tegevustele, nagu Krimmi annekteerimine ja sissetung Ukrainasse. Nagu graafikutest näha, ei olnud Balti riikidel ei enne 2022 aastat ega ka pärast sissetungi Ukrainasse ei majanduslikke võimalusi, ei piisavalt inimesi ega vahendeid, et üritada mingitki rünnakut Venemaa vastu. Ka NATO või Ameerika Ühendriikide kohalolek ei muutnud ega muuda jõudude tasakaalu. Nüüd pöördume tagasi Venemaa juurde. Lisaks ajaloolisele perspektiivile ja Kremli katsele oma mõjusfääri laiendada on veel midagi. Venemaa televisioonis räägiti võimalikust sissetungist Balti riikidesse. Meid ei üllata, et paljud Venemaal võivad pidada neid riike võimalikeks saakloomadeks. Rohkem üllatab meid mõne Itaalia vaataja ja analüütiku reaalsusest irdunud narratiiv. Kas Venemaa kavatseb siis Balti riike tungida? Praegu saame selle võimaluse välistada. Sõda Ukrainas on venelaste jaoks liiga kurnav. Nad ei saa sealt väärtuslikke jõud ära võtta ja need Balti riikide vastu suunata, riskides konflikti laiendamise ja potentsiaalselt sekkumise vallandamisega. NATO riikide nagu Rootsi, Soome ja Poola sekkumine, rääkimata Ameerika Ühendriikidest, keda ka kõik usaldavad nüüd palju vähem. Lisaks sellele ehitavad Balti riigid ennetava meetmena Venemaa piirile kindlustatud liine, et võimalikke sissetunge aeglustada. Tarad, kraavid, tankitõkked, miiniväljad ja punkrid kerkivad kogu piirile. Ilmselgelt kaitsev lähenemine, aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt, leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest. Aitäh!